Mulle meeldib, et siin on politseid on kohal. Siin veel sugid ja oi, küüksu värvid. What's up? What's up? Oi, raskus on päris hea. Kuidagi põhitegelased meil. Tänane päevaplaan on selline, et me läheme kütame ühe jõusaali trenni. Praegu on meil siin kell enne lõunat ja siis me lähme Rep Marketisse, kus on siis kõik võimalikud replikatooted, kotid, jalanõud, you name it. Nii et te nüüd kõik näete, kus teie replikakraam tulebki sealt. Ja vahepeal väike update, me oleme siin, härra Karl Markus on pannud siia laua, et naturaalne valgus tuleks. Ja see loibab siin voodis terve päev. Produktiivselt, nii et lähme jõmmi ja teeme trenni. Oleme mingi väga kahtlase äriskeemi tunnistajaks siin hotellis. Miskipärast siin on, kuidas ma ütlen siis, siin on väga palju musti. Sealt sellest mustade mandrit ma praegu kõva häälega ei saa seda öelda välja, aga neil on mingi väga kahtlane äri siin. Näeselt neid tuleb mingi mitmekümnete kaupa, iga päev aina juurde. Siin on mingi selline core group, kes on nagu iga päev sama, aga lambist nad kogu aeg sebivad mingi trendi kokku. Siit tahaks pakke. Ja nad hotellivad lihtsalt omale pakke lihtsalt nagu nii haiges koguses, et see hotelli lobi lihtsalt ujub nendest. Nagu neid tuleb, nagu see paki kuller käib mingi iga 10 minuti tagant siin. Ja nad chillivad terve päev lobis. Nad nagu vist oma toas ei olegi, nad käivad väljas, nad chillivad siin lobis. Tuleb kogu aeg juurde ja nad toovad pakke. Nagu siin on kõik väiksed pakid. Nagu vaatame, aga selles suhtes siin peaks minu pakk peaks ka siin olema kuskil. No anna potsida siin. No vaata, mis seal on. Nagu kõik see on... Ja siin on venelasi käsitaks, siin hotellis on venelasi käsitaks, need tellivad neid mingi suuremaid pakke, nagu siin toimub mingi kahtlane. Teiste käega. Ma pean nii mõlemad kätt treenima. Ühesõnaga, Hõissil on recovery käib praegu oma õlavigastusest, tal on mingid igapäevased harjutused, mida te eriti ei tee, nii et Hõissi füsioterapeut, kui sa seda videot vaatad, siis sorry, tead. Ma teen. Ma ei jaksa sellest seda tõmmata. See on liiga raske ma. No tee ilmas. Aga minu jõmmi plaan on väga lihtne. Mul on siuke lemmiksplit on PPL ja UL ehk siis push-pull legs, rest ja upper-lower rest. Ka mina olen ikkagi TikToki propaganda ohvriks langenud ja olen hull science-based lifter. Minu treeningud jõusaalis on kõik science-based retoorika toel tehtud. Salaruum. Eelmist, kus ma trenni tegin. See on 2 tükke, üks on siin, tükke. Mida püht? Ühesõnaga, äge. Ühesõnaga, Hõissil on hea fight ka tulemus, kui ta Eestisse tuleb. Vastane on veel saladus, aga Hõiss valmistub siin palju. Väga huvitavad masinad ka ikka, näiteks siuke shoulder press. Pärast raudselt proovin. Siuke bench press siin. Lateral reisid tehtud, liigume edasi selle imemasina juurde. Sellega ongi trenn tehtud, kogu ülakeha nagu räägitud sai. Kõik sai läbi tehtud, kõik lihasgrupid sai väga normaalse pambi kätte. Ma ütlesin, pole vaja iga gym session pumbata mingi 4 seeriat, 12 kordust. Piisab täiesti, kui teed 2 seeriat, 6-8 kordust. Isegi jah, tõenäosus on suurem, et niimoodi on võimalik palju paremini lihast kasvatada. Aga jah, venitada ei viitsi, nagu ikka, sest et juba vaikselt tulevad muud plaanid peale. Korra tegelikult rippuda võiks minut aega kuskil, aga ei viitsi. Nii et lähme üles pessu ja siis juba edasi Rep Fake Fashion Marketile. No nii, see päev on käes.
mina ja Mr. Norman lähme siis fake marketisse ehk siis kohta, kus müüakse replikariideid, tosse, kotte, sokke, trussikuid, you name it, miks te kõik ise ka juba teate. See maailm meil on siin muutunud, keegi enam originaale ei osta, ei jõua osta või ei taha osta, hoitakse raha kokku, aga tahetakse ikka käia nagu brändiriietega ringi, nii et meie näitame teile täna, milline see market välja näeb, kust kõik teie riided tulevad ja nii ongi. Räägime jälle, Mr. Norman, mida jahime täna? Jahime Hõssile outfiti, millega järgmine nädalavahetus välja minna. Tegelikult ma ei tea, seal mingid TikToki videosid ma olen näinud selle kohta, siis seal ikka on väga huvitavaid asju, et muidu nagu fake marketis on nagu mingi põhipopulaarsed asjad ikka, mis on mingi Chrome Artsi teksad ja mingi Spideri pusad ja Jordani tossud, aga nagu nende videote järgi, mis ma näinud olen, siis seal ikka võib mingid väga rare asju ka leida. Mingid haigeid, mingid Chrome Artsi, mingid leather jacketeid, mitte et ma neid osta tahaks, aga nagu huvitav on vaadata. Selle fake marketi, mis selle see plusspool on see, et sa näed selliseid tooteid, mida sa mitte kunagi võib-olla elus ei näe. Et seal on nii suur valik, kõik on ühes koos. Oleme jõudnud vist kohale enamjaolt, tulime varem maha siin juba tee peal. Mulle juba tuli keegi vastu, pakkus mulle juba high quality kella. High quality, siin on juba kellad. What's up? What's up? What are you selling? Watches. Ühesõnaga me oleme jõudnud oma esimest. Mis me siin leidsime? Osso! Rep-kilkonna. Osso rõis. Süle see liiklus siin. Väga jõhker. Hiinas nad ei ütle fake või replika, nad ütlevad kopi. Ei tea veel, kas see oli esimene faas, aga kuhugi poole me teel olema. Nüüd teine faas on see, esimesed tulid, pakuti kellasid, nüüd teine faas on see, et saad kellale kohe õige karbi kausta. See on juba mingi 5 putka, mis me siin näeme. Naljaks on see, et kui me siin kohe kaameraga väljas oleme, siis keegi ei taha meile midagi näidata või meiega midagi rääkida. SM5 Pro. Jerseyd, kotid, särgid, spiderid, kotid. Siin ikka kraami jagub. Alo ja rep-legod ka. Kõiksugu autod. Ui, äge, kõva. Väga kõva. Poliis on ka kohale. Siit tõmbad endale koti ligi ja hakkad laduma. Kuuvakotid, labuubud, trutsikud, tehted, jälle kotid. Ausalt öeldes siin on väga kaos. Siin on nii palju pakkujaid, siuke business käib siin kõik aeg hello ja temuvärgid, mis pats ostis enda. Mulle meeldib, et siin on politseid on kohal, kedagi ei koti, et see ma nägin TikTokist, et nagu kui ment läheb sinna majja sisse, siis kõik nagu pakivad ruttu midagi kokku, aga nagu kõik teavad. Kohvrid, riided. Lastele. Mis siin veel ugid ja kõiksugu värvid. Kõik ugid on olemas. Kõik bestsellerid, mis on Louis Vuitton skeidid, LV Timsid. Ui, raskus on päris hea. Neid tosse ei oska quality checkida eriti. Polegi midagi kaasast. See on ka mingi 2 kilo. Anna ma võtsin. Oota, ma ei tea, mida jaoks. Siin on liiga. Siuksed pead ise ei kanna. Materjal on siin päris hea, jah. Ole mingi õhuke. Ain't no cheap fakes around here, man.
on päris dope, jah. Oi, kõikide youngsterite lemmikud. Vahel, jah. Aga proovi selga seda korra. Ma ei tea, pulli pärast. Aga kvaliteet on väga nice, jah. Koorisin omale Nike sokid, 2 3-backi sotiga. Rolli sain ikka veits üle, aga nats sain kaubelda. Muidu on 60 jüeni üks pakk. 60 on mingi 7 euri äkki midagi sükest. Klamp. Ma tahan sellest proovida nagu. Fidget võistab omale hõbesõrmuseid. Russikuid. No vaatasin, mõni fish näitab teile nüüd, kuidas olla. Raske selga panna. Old money. Elo. Teil sa näed nippede välja selle. Okay. 3, 2, 1. Okay, wait. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 65, let's go. Mütsi poes, suht kõvad mütsid on siin. See Jordani müts mulle täiega meeldib, aga see on liiga suur, võiks olla vähe väiksem süke. Saaks süke hea rannamüts suvel, chillida sellega. Bling Del Barrio värvidega on ka see, nii et eriti kõva on. Mul on ikka päris ägedaid mütsi. Chrome Heartsi mütsid, kuradi Cortez, LA, Siin on, mulle meeldib mütsid on nagu mingi sametist, vaata. See on nagu mõnus materjal. Ja Normeile ka mütsi sebimas. Näita, vaatsi. No, aga ma ei tea, ma oleks küll pigem mingi Luka ja James. See on liiga basic. Mul on see, ma olen Young Dolphin fänn, vaat siis on Dolphini see hett. See äge sett isegi, ise selle stiili ei kanna, aga see on ka kõva. Jersey poes on päris ägedad kõik, sa valid endale. Mingit ägedat old school'ikat tahaks. AP-sokid ja tõmbasin ise endale oi NBA-sokid. Ma räägin, tuled siia Repi Marketisse, no jumala ägedad tooted. Backmani mingi seljakes. Ise ei kannaks, aga mingi 8. klassi tüüp 14 aastased oi, kuidas on teid rokiks. Hellstari, Koit, Supreme'i olnud, ei see on Chrome Hearts. Chrome Heartsi Koit. Õhkur Chrome Heartsi. Nagu, mis on nagu hea on see, et see kvaliteet, nagu riiet kvaliteet on nagu väga hea, noh. Aga no sellepärast see koht nii tuntud ongi ilmselt hea kvaliteediga replikad, nii et aga ma isegi ütleks, et replikad on. Nii, ma olen mingisse Chrome'i poodi jõudnud siin, kõiksugu asjad on siin väga huvitavad kraami, noh. Need on isegi suht basic'ud võib-olla, aga vaadab seda, noh. Tallinna Tammsaare pargi chillerit tahaks, Chrome Heartsi ja Rick Owensit. Väga jah, kellad ja see on raisk. Päris äge, noh. No worries. See on äge pool, noh. Need kuradi põhitegelased meil siin. Kõva, ma kunagi tahtsin neid endale. Kaamsi, jah. Jumala ägedad olid. Darth Vaderi kaamsi. Ui, siuksed asjad, bro. Ossa on raisk. Ma räägin, nii ägedad kraamipleid on. Igasugused tegelased. No nii, täpselt ei tea ka, palju me siin filminud oleme, aga siin ikka iga teine vend tuleb ikka mingi suure kohvriga. Suure kohvriga tuleb siin vastu, mis tähendab seda, et ilusti replikat on täis ja no okei, see oli mingi factory töötaja, aga no tere, vaata kõik ostavad siin endale uut kohvrit, noh. No ja mis põhjusel? Ikka selle põhjusega, et kogu replikakraami ikka sisse toppida ja enda riigis odavamalt, või no mitte mis odavamalt, kallimalt maha müüa ja eks siin kõik need mingi Türgi ja mingid Aafrika ja ma ei tea, mis riigid siin kõik koos on. Aafrika ei ole riik selles suhtes, aga need inimesed, no ikka kõva liiklus on siin. Nii, tasuta pappude hooldus. Mida mees arvab? How much? How much? Okay, this price. Distraktida, et ta teeks mul kõik tossud. Yeah, this price. It's the money. It's
pieces. 99 points. nii, jõudsime Repi Marketilt lõpuks tagasi hotelli. Normilt väsitab ikka, seal on nii palju rahvast. Mahu liikudagi, siuke siblimine käib, räige traffic. Lõpuks tulime rattaga koju ka, sest ei viitsinud taksot oodata. Ja Hõssil jõudsid veel mingid pakid Taobaost kohale. Nüüd ta otsib neid seal all kuradi nende neegrite pakkide vahel. Läheme vaatame, kuidas tal läheb sellega. Hello my friend, how are you doing? Sa oled leidnud mõne juba? No 2 tükki, noh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakki ma leida, 2 leida. Tule, kuidas ma leian seda? On nii palju numbri, ma käisin kõik need pakid läbi, siin ei ole neid pakke. Kuidas need nii palju pakke lihtsalt? Süüdista neid, ütle, et nemad on et nad tellivad. Kuidas sa nagu vaadake lihtsalt seda, mis siin toimub? See on hotelli lobi, see näeb välja nagu reaalselt mingi warehouse, noh. Siin on kõik väiksed pakid, seal on kõik suured pakid. Nagu reaalselt need vennad ja need venelased lihtsalt nagu, mida nad korraldavad siin, nagu miks ta oma pakke ära ei võta? Mis siin toimub reaalselt? Is this a hotel or is this? Kuidas ma pean? Ma teen Joe'le ka video sellest. No vaatame, kaua aega läheb, et võiks kõik oma pakid üles leiaks. Tal on 7 pakki, väikest ka. No nii, 3 pakki on leitud. Tekib ikkagi küsimus, et mis kuradi äri need vennad siin ajavad, noh. Nagu see on ebareaalne, noh. Vendi aina jälle spoonib juurde, kuradi. Liftist aina tuleb juurde neid. Esiuksest aina tuleb juurde neid. Pakke tuleb ka aina juurde. See on aasta müsteerium. Mis äri siin ranitakse? No nii. See on lihtne snaagida teiste pakke üles. Seda ka. Võtame mingi lihtsalt selle kõige suurema, võtame tuppa, vaatame, mis telliti. Sa ei pidta lihtsalt edasi ütlema, et on jah. Nii, nüüd tuleb Hõssi haul. Mida ta sai Taobaost ja mida ta sai selles suhtes mingi 10 euro või isegi vähem. 7 paari täiesti tavalise sokke nagu. Pikad valged sokid, jumala mugavad. Full cotton ka, no kõik sokid ongi cotton just ilmselt. Väga head sokid. Siin on sõrmus. Väga väike. Premium Sue David. Rohkem tegelikult paari meele mul siin ruumis, et ei norskaks. Tegelikult ma tahtsin proovida nagu, ma kunagi, ma ei tea, kunagi oli mingi trend nendega või TikToki trend või keegi müüs nende e-commerce'is ühesõnaga maksis mingi 5 jeeni ja siis ma mõtlesin pohvi. Teil on igast huvitavat kraami, sellist, mida ma lihtsalt vaatasin, ei tahtnud mingid nina need, vaata, tõmbab magnetiga lahti neid, vaata ka otsast neid. Ongi starter kit. Asi käivad nina peale. Tõmbab vist nina ja sõrmed tõmbab lahti, et paremini hingata. Mul oli nokamütsa ja see oli ma terve plaanisin, et kui mina võimalus mulle vaata. Ja siit me leidsime päris ägedam, see on Sametist ka. Plingi sinine ka veel. Nii et selline see haul praegu on, poolik haul alla meelpakke, aga selle väga ei anna midagi korraldada.